Tigran Georgian. Aplaus. Aitäh, tere! Ma olen esimest korda Sinilinnus peal, aga tahaks nagu Kaarlile selle 2 aasta fopaa sünnipäeva puhul õnne soovida. Palju õnne, teeme talle ühe aplausi! Selle eest aplaus, mis ta nagu siiani teinud on, et me kõik siin oleme. Türa Mattias ütles, tee šampus lahti, täitsa puts. Aitab. Siis ma küsisin, et kas ma võin Schumacheri ka panna. Ei, ära tee seda. Me tahame veel esineda siin. Kuidas läheb? Kas kõigil on tuju hea? Väga hea, lahe. Läksin täna hommikul Facebooki ja esimene asi, mis ma nägin, oli saunaõhtu Priit Toomaniga. Selles suhtes, et aitäh. Ma ütlen ausalt. Mingi Rimi šampus. Terviseks, palju õnne veel kord. Ühesõnaga vaatasin saunaõhtu Priit Toomaniga, siis mõtlesin, et kui selle tüübile väiksed lapsed nii räigelt meeldivad, miks ta Rõivast ei kutsunud sauna? Mingi ju korras tatikas minu arust. Aga ma ei hakka nagu selles suhtes sinna lähenema sellega, et on mingi pedofiili teema. Ma üldse vaatan mööda sellest, vaata. Mind huvitas attendlist, nahu. See on minu töö korraldada pidusid, putsi, mul on lagi interested 50 ja going 100 vaata. Seal oli interested 1,5 tonni. Going 2 tonni. Siis ma mõtlesin, et ma teen järgmise peo nimeks panen Fernet Branca õhtu Jürgen Ligiga. Äkki tuleb inimesi. Või siis eesti keele õhtu Jaana Toomiga. Aitäh. Oi jaa. Kõik räägivad seksist kogu aeg laval, see on nii putsis. Ma ei saa rääkida sellest, sest minu kodus seks on keelatud. Saad aru, minu nagu need ajad, kui ma olin 13-14, tahtsin kodus... Okei, ma muutun rõvedaks, tahtsin pihku panna, vaata. See oli võimatu, saad aru. See oli võimatu, kõige kohutavam asi, mis mul juhtus elus. Ema ütles, ma lähen poodi, vaata, et sa kodust ära lähen, mingi 13 vaata. Ta ütles mulle, et ta läheb poodi, ma tõmbasin kohe sealt mingi xvideos.com. Tõmban lahti ja siis tuli mingi, nii suur. Saate aru küll, mis ma joonistan praegu. See oli ekraani ees ja net kadus ära. Ja mul oli Pentium 2. Et kui sa vajutasid eski, siis mingi paari tunni pärast pilt läks eest ära. Ja ema ei läinudki poodi. Mul on nii julm, saad aru, mul on just mingi korralik Gina on ees. Ema teeb ukse lahti. Mu isa nimi on Ferdinand, aga Armeenias on Ferdin. Ütles, Ferdin, Tigran on putsist. Ja siis tuli mu isa köögist. Nii oli näha, et see kohvilonks oli nii kiiresti võetud, kohvipuru oli siin alles. Tüüp tuleb minu tuppa. Vaata otsa mulle. Ükskord veel teed eesnahk edasi tagasi. Ma tapan su ära. Mu kodus on asjad ikka üldse teistmoodi. Mu isa on nii pekkis tüüp. Toas on 25 kraadi sooja. Kraadiklaas näitab. Mul on teesärk, mul ei ole külm.
ja isal on järsku mingi kuradi St. Petersline'i laoruumist varastatud mingi sulefliis, mis on mingi -50 riietus, vaata. Lähen isa juurde, küsin, kuule, mis asja, miks sa kannad seda? Sest et mul on külm. Vanun ema nimel 25 kraadi on toas. Mul on palav, ma küsin isa käest, kuidas sul külm on, ma ei saa aru. Ja see on vastus. Niimoodi nagu igal normaalne inimesel on külm. Nii aus tüüp, vaata. Siis ma käisin nüüd hiljuti Paides, mul on nagu lapsest peale olnud siuke asi, kui mu vanemad lähevad poodi, siis ma istun oma toas. Kui mu vanemad lähevad poodi, siis ühe maja otsast kostub siuke küsimus. Tigran, mis sa poest tahad? Siis ma ütlen vaikselt mitte midagi. Ja siis ema ja isa tulevad koos minu tuppa. Miks sa ei taha mitte midagi? Sest mul praegu ei ole isu mitte millegi järgi, ma ei taha mitte midagi. Tüübid hakkavad ära minema. Okei, ise tead. Aga miks sa ei taha küpsised, šokolaad, midagi, ütle noh. Ja siis ma nagu ütlen, et kuule okei, ma panen riidesse ja tulen teiega kaasa, vaata. Väga hea. Ja see on kõige sitem asi, mis ma üldse teha saan, vaata. Panna riidesse ja minna nendega poodi kaasa, sest seal poes on minu ema ja isa teevad kahekesi terves Paide fucking Maxi Marketis kuradi pagulaslaagrit, Saad aru? Nad võtavad korvi kätte juba selle värava taga, mis ise avaneb. Meil on hapukoor otsas. Ja kõik inimesed vaatavad nüüd, oleks pidanud Ojulandile allkirjad ära andma. Oi jah. Ma olen viimasel ajal Tallinnas päris palju pidudel käinud. Nagu päris palju ja siis ma olen igast asju näinud seal. Vitsid tee sealt poolt mõni pilt, mul on siit nina palju suurem. Päriselt ka. Ma olen käinud pidudel, olen näinud, thanks. Ma olen näinud igasuguseid nägusi ja no kui sa kõnnid peol, vaata, see on lihtsalt mingi tüüp tuleb nurga alt välja. Ja mul on siuke tunne, et varsti teeb keegi Kanal 2 siukse saate, nagu sul lõug sõidab tuttavad. Ja siis ma astun nendele tüüpidele ligi, vaata, küsin, et kui ta pidu on 3 korda parem kui sul, Ilmselgelt. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtle, kui need tüübid tuleks meie show'd vaatama. Mingi kõva nali tuleb. Päris hea nali. Kõige kõvem, lähed koju, keegi küsib, et kuidas see show oli. Päris hea, kõige kõvem naer oli. Mulle meeldib rääkida lühiksi stories. Ma räägin ühe story Mattias Naanist. Ja Mattiasel on suur munn, kõik võtke kuradi. Okei. Mattias istub kodus, mina istun kodus. Kunagi tavaliselt ma ei tee siukseid asju, ma ei ütle kellelegi joo, mees lähme jooma, vaata. See pole minu teema. Ütlen, Mattias, lähme teeme paar jooki või? Tavai. Eesti tüübid on kohe tavai. Siis tüüp tuleb välja, lähme jooma, lähme istume kuskil baari veini maha, seal võtame paar jooki värki. Tavaliselt kui õhtu saab läbi, minu jaoks õhtu saab läbi Tallinnas tähendab seda, et kell on 3, kõik kohad on kinni ja ainult üks koht on kuhu minna, see on protest. Kõik kohad on kinni, vaatasime Mattiasele üksteisega otsa, et lähme protesti või? Tavai, lähme. Lähme protesti, istume maha, teeme paar jooki seal ja mul on kanepit. Aga Mattias Naan ei suitseta kanepit. Ja armeenlane ütles, et täna suitsetad. Keerasin joindi, Mattiasil vunts vuhab raisk. Kuule, kas sa arvad, et see on ikka hea mõte või? See Mattias, relax, sa oled minuga, vaata, kõik on cool, mees, me lihtsalt siin teeme joindi, istume siin terrassil, teeme paar jooki, varsti läheme koju. Keerasin joindi, läksime veel nurga taha, et keegi ei näeks. Nagu viisakad kodanikud. Tegime joindi ära, läksime terrassile, istusime maha, Mattias vaatas mulle otsa, ütles, ma arvan, et ma pean koju minema.
Ine ja Pekki, ma olin üksi kella 6-ni protestis. Siis jõudsin koju, vaatasin Facebooki, Mattias kirjutas, kõht on tühi. Käisin ükspäev restoranis. Ma tavaliselt restoranis ei käi, sest tavaliselt on nii, et kui ma istun restoranis, siis olen mina ja minu kõrvalauas on mingi tüüp, kellel on auto, maja, kõik värgid ja mul on sõbra korteri võtmed, vaata. Siis seekord ma hastlesin kuidagi 15 euri, läksin tõmbasin mingisuguse kuradi prae. Ja kõige pullim on see, et ma istun restoranis, ootan juba 10 minutit ja siis tulevad 2 siukest tüüpi sisse, nagu sealt Võsa-Petsi saatesse Tiit ja Teet, vaata. Nagu mitte nemad muidugi, ma oleks seal niimoodi lõuga saanud, kui need oleks nemad olnud, aga sinna tulid mind 2 siukest venda. Istuvad laua taha maha ja istub teenindaja. Teenindaja on nagu puhas venelane, aga natukene ikkagi eestikeelne. Tuleb sinna laua juurde ja siis võtab tellimuse tüüpidelt. Ma olen juba oodanud, aga ikkagi need Tiidud ja Teedud. Ja me olime ennem siin nagu need. Pidin jõuda suvis endalt. Siuke pask istub mu kõrval, ma istun jumala nälgas viimase 10 euriga. Ja siis võetakse tellimus restoranis, mitte kuskil kurdi fucking löögiplatsi juures, ma ei tea kus kohas. Tüüp ütleb, võtaks see jäätise kokteili. Teenindaja küsib, mis mahlaga? Vaat seda, maamahlaga. Teenindaja pani kirja selles. Ma istun ikka veel seal, täna mul on niuke nälg peal, et mul kaob silma nägemine ära kohe seda aru ja siis jõhker. Teenindaja võtab minu tellimuse, kõik on cool, vaata. Läheb ära, tuleb tagasi 2 minuti pärast, vaatab sellele kuradi teed 2 otsa lihtsalt ja ütleb, vabanduge, meil ei ole maamahla. Kohutav. Ma räägin teile ühe viimase loo veel. Ma elasin Austraalias mingi, mis aasta see oli, putsi küll. 2011 sain PlayStation, või noh, töötasin, sain raha, ostsin PlayStation. Ja siis nagu alati armeenlased saavad iga asjaga üle. Nagu ei ole siukest asja, et armeenlane ei saaks millegagi üle. Ma ostsin neile endale fucking Aroomi lamp, teate mis see on? Ma ei tea, miks ma seda tegin, see oli mingi ilus puukänd, mõtlesin, fuck yeah, see võiks mul laua peal olla. Ostsin ära selle, lähen koju, vaatan, seda Aroomi ei ole. Lihtsalt on see kuradi klaas, kogu alumine värk, Aroomi pole, vaata. Tule panin piparmindi teed sinna. Ühesõnaga sain Aroomi lambiga või selle Aroomiga üle ja millega ma nüüd üle saan. Ostsin Plesa, HDMI juhet ei ole. Mida fucki nahku, kus ma mängin seda voodis veel. Lähen vaatan esimene elektroonikapood, kõige lähim elektroonikapood, mis mu kodul oli seal. Vaatan Electronic Store. Lihtsalt ongi Electronic Store, seal oli ühtegi reklaami, on kirjas Electronic Store. Astun sisse, vaata mingi turbaniga vend on leti taga. Mitte hindu, vaid araablane, saad aru. Siis ma vaatasin, ma olen ka veits araablane. Äkki peaks ligi lendama, vaata. Lähen uksest sisse. Hello. Hello. Do you have an HDMI cable? Tüüp tegi tagaruumi ukse veits lahti, vaatas sinna sisse. Antila, salati ille salaki kabletuma. Olete näinud, kuidas Ehmont kass situb? See paekivi värvi tugevad tükid, vaata. Need juba hakkasid vaikselt laadima siit. Mõtlesin, nüüd on pekkis, ma lähen kasti, saad aru, mingi juhtme pärast. Vend vaatab sinna, paab ukse pauguga kinni. You mean HDMI kable? Yes, sir, that cable. Yes, we have HDMI cable. $5, $10, $20 HDMI cable. 5 ja 10 ajal ta ei vaadanud mulle otsa, siis kui ta ütles $20 HDMI cable.
ja ma olin siuke suht vaene vend, vaata, mul oli nagu üür makstud ja mingi nuudel oli kapis, ma mõtlesin, fuck that, ma võtan $5 juurde, vaata. Tüüp ei teinud midagi, vaatas mulle otsa ja läks aina kurjavaks. Take 20. He said, I'm really sorry, sir. I don't have enough money. I'll just have the $5 one. Okay, you know. Siis küsis uuesti üle, $5 couple, yes. Andis mulle $5 juht, ma läksin koju. Tegin FIFAs 1 poole ja pilt oli kadunud nahvu. Ja siis mul tuli siia siuke väike pilv ja see araablane. Take 20. Te olete vapustavad inimesed, aitäh, et te olete siia tulnud. Mina olen Tigran ja kutsume lavale meie tänase õhtu tähe Kaarel Nõmmiku. Aitäh veel kord, Tigran!